Aga mis siis, kui põllumajanduse tulevik ei hõlma üldse põlde? Iisraeli biotehnoloogia ettevõte kasvatab väärtuslikke taimseid koostisosi bioreaktorites, eesmärgiga muuta seda, kuidas toodame tervise, toitumis ja isegi farmaatsiatooteid. Kasutades vaid murdosa maast ja veest, mida vajab traditsiooniline põllumajandus. Rohkem teavet annab mulle nüüd BioHarvesti tegevjuht Saki Rekib. Saki Rekib, aitäh, et täna minuga liitusite. Te kasvatate põhimõtteliselt taimeõhendeid. Kas kasvatate laboris endiselt ka taime ennast või keskendute ainult molekuli eraldamisele? Ei, me ei kasvata ühtegi taime, me ei kasvata midagi. Me võtame algsed rakud, võtame need taimest ja me ei näe seda taime enam kunagi. Me kasvatame põhimõtteliselt ainult neid produktiivseid rakke, mis toodavad neid väärtuslikke ühendeid, mille me otsime. Me oleme see, millest Hippokrates umbes 2000 aastat tagasi rääkis. Las toit olla sinu ravim ja ravim sinu toit. Nii et meie tehisintellekti võimekus koos meie programmeeritava bioloogiaga võimaldab meil tõesti loodusest välja võtta kõige kasulikumad ühendid ja muuta need tõhusamaks, kättesaadavamaks ja ühtlasemaks. Jällegi ilma, et kasutaksime kas või ühtegi maatükki või midagi sellist ning kasutades vaid murdosast elektrist, veest või maast, mida tavaliselt vaja läheks. Kas sa saad mulle öelda, kui palju kulud vähenevad ja kui palju vett säästetakse? Kui suur on selle keskkonna mõju? See on kordades, see on 2 suurusjärku. See on umbes 100 korda väiksem elektri, maa või vee vajaduse poolest sama koguse koostisosade tootmisel. Nii et me võrdleme võrreldavaid asju. Me vaatame, kui palju viinamarju oleksin ma vajanud, kui palju viinamarja istandusi, kui palju maad, kui palju vett ja kui palju elektrit, võrreldes sama koguse koostisosade tootmisega. See on umbes 100 korda väiksem. Kuidas te plaanite oma tootmist suurendada? Sest maailmas on ka teisi ettevõtteid, kes üritavad teha sama, mida teiegi. Aga kuidas on võimalik oma toodangut nii kasvatada, et kulud väheneksid ja see tegelikult edukaks muutuks? Me oleme välja töötanud oma enda platvormi, mis kasutab tehisintellekti, automatiseerimist, arvuti nägemist ja programmeeritavat bioloogiat. Me kulutasime 15 aastat selle platvormi täiustamiseks ja just sellepärast suudame katta mitmeid tööstusharusid. Me oleme hinnas väga konkurentsivõimelised. Me ei ole seni näinud midagi sellises mahus, nagu meie toodame. See ongi mahumäng ja me loodame, et hoiame oma konkurente jooksurajal. Selleks ajaks, kui nemad teevad seda, mida meie täna teeme, oleme meie juba edasi liikunud ja teeme tead küll suurusjärgu võrra paremini. Aga nagu ma juba ütlesin, kasutame programmeeritavat bioloogiat, tehisintellekti, arvuti nägemist ning meil on tipptasemel rakubioloogid, kes töötavad ööd ja päevad selle nimel, et meie töö oleks täiuslik. Ja me keskendume ainult taimerakkudele. See on ka üks tugevusi, keskenduda ainult taimedele. Räägi mulle oma toodetest, sest nagu ma aru saan, keskendute te sellele viinamarja tervise lisandile. Mis see on? See on tegelikult üks ainus toode paljude toodete seast, mida me arendame. Me oleme platvormtehnoloogia, aga las ma keskendun korraks Vinjale. Vinja on selle toote kaubanduslik nimi, mis on suurepärane näide sellest, mida me nimetame täppistaime preparaatideks. See on punase viinamarja rakkudel põhinev koostis. See on muide inspireeritud Prantsuse paradoksist, mis tähendab tähelepanekut, et prantslased säilitavad hea südame-veresoonkonna tervise hoolimata rikkalikust toidust. See on kasu, mis on seotud punastes viinamarjades ja punases veinis leiduvate polüfenoolidega. Nii et mida me teeme on see, et me kasvatame tegelikult rakke, mis sisaldavad suurt kontsentratsiooni neid polüfenoole. Üks neist on hästi tuntud resveratrool ning me suurendame selle kogust. Meie bioreaktorid suudavad seda suurendada, sellepärast me saavutamegi selle mahu. Ja ühes papslis, mis sisaldab 400 milligrammi seda pulbrit, on see võrdne 1000 viinamarjaga. Sa peaksid sööma 1000 viinamarja koos kogu selle suhkruga või jooma terve pudeli veini, et saada sama kogus, mis on ühes kapslis, mida sa iga päev võtad. Nii et see on see ja lisaks sellele tootele on meil ka teisi tooteid, mida me arendame erinevates valdkondades, mitte ainult toidulisandite vallas. Kas te plaanite tulevikus laieneda ka toiduvaldkonda või keskendute ainult tervise toidulisanditele?
Ei. Me tegeleme ka toiduga, ma mõtlen, et me tegeleme nii toidu, farmaatsia kui ka lõhnaainetega. Meil on korraga käimas mitu projekti. Toiduvaldkonnas on meil 2 magusainet, mida me teeme koostöös ühe suurima magusainete ettevõttega Tate & Lyle. Nad asuvad Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides. Me arendame nende jaoks 2 molekuli. Me arendame ühte molekuli lõhnaaine jaoks, mis on $15 miljardi suurune turg aastas. Ja me arendame ka safrani molekuli, mis sobiks nii toiduainetesse kui ka nutratseutilistesse toodetesse. Safran on üks koostisosi, mida kasutatakse kulinaarselt ja mis on üks kõige kallimaid, kusjuures 90% sellest kasvatatakse Iraanis. Nii et selles küsimuses on ka geopoliitilisi aspekte. Nii et me oleme võimelised tootma safranit ja müüma seda nii toidulisandina kui ka toiduainetööstuses. Bioharvesti tegevjuht Zaki Rekib, aitäh, et täna minuga liitusite. Aitäh, et mind kutsusite. Aitäh.